Levadia U21 peatreener Vladimir Vassiljev, 4-1 kaotus Kuressaarele. Peab vist ütlema, et oli täna teenitud võit Kuressaarele. Kindlasti, jah. Kuressaare alati kodus mängib hästi. Et minu arust nende edu võti ongi selline jalgpall, nagu nad täna näitasid, et standardi olukorrad, suured poisid võitlevad, et meie noored poisid ei ole vist meeste mänguks veel valmis. Kas jäite enda mänguplaaniga ja sellega, mis mängijad täna väljakul hakkama said rahule, et kas nad tegid täpselt seda, mida te palusite? Kaitses kindlasti mitte. Olen väga pettunud mõnedes mängijatest, aga ründefaasis meil oli palju ohtlikke olukordi, aga ei suutnud neid väravateks kuidagi realiseerida. Ma arvan, et see samasugune mäng oli meil Kaleviga, et kus ei suutnud ise lüüa ja meile lüüakse kõik, mis raamidesse lendab. Mis siis täna täpselt kaitses valesti läks? Minu arust ei saanud 1 versus 1 olukordades hästi hakkama, et suured Kuressaare poisid said nii kergesti kuidagi pööratud ja leidsid neid kastis lahendusi. Minu arust niimoodi nagu kaitses ei pea mängima, et peab natukene agressiivsemalt tegutsema seal ja ma arvan, see oligi nende Kuressaare edu võti. No lõpus olite ise ka päris ahastusest siin küljejoone ääres, et kas olite Kuressaare väravahi suurepärase mängu tõttu või enda ründajate töö tõttu? Ma arvan, et Kuressaare värav tegi väga hea mängu kusjuures, et väga palju häid tõrjeid, aga jällegi nagu, et enesekindlamalt peab lööma neid nurkadesse ja küll need lähevad võrku. Selge ja palju edu tulevikus!